vertikaaltõmbed plokil laia haardega. Kui me paneme harjutuse paika, siis üldine soovitus on see, et võtame umbes 1,5 õla laiust oma haardeks. Me jõuavad kinni ja istume seal ploki all. Nüüd veendume selles, et meie lülisammas on enamjaolt vertikaalses asendis ning sama on ka kaelaga, ehk siis pilk vaatab otse ette kogu harjutuse vältel. Nüüd, kui me hakkame harjutusega pihta, siis kõigepealt, mis on oluline, on see, et me jällegi laseme oma abaluud ja me laseme oma õlad liikuma. Ehk siis saavutame täieliku siirutuse, õlad liiguvad ülesse justkui kõrvade suunas ja kui me hakkame harjutust sooritama, me tõmbame kõigepealt õlad alla, kõrvadest eemale ja ülejäänud käepide liigub siis ülarinnale ja rahulikult üles tagasi. Keha on enamjaolt võimalikult paigal, ehk siis minimaalselt üritame tahakallutust tekitada. Tahakallutus peaks olema ainult eesmärgiga, me suudame käepideme tõmmata näo eest rinnale, ehk me tõmbame näo selle käepideme liikumistrajektoori eest ära. Me tahame vältida üleliigset kallutust, kuna see on selline kompensatoorne võte, et lihtsalt suuremat raskust liigutada ning lai lihas sellest rohkem tööle ei hakka. Langutame üles tagasi. Liigutuse vältel keerige pinge kehad üles ja veendume selles, et meie ringkera pidevalt ees. Ehk siis väldime seda, et me ei vajuks kössi, ei hakkaks kõhulihastega liigutust kompenseerima, vaid pidevalt on meil ringkera ees. Ja olemas.